Kui tõesti öelda, et ma investeerin põlluparki ehk et ainult tootmiseks, siis täna ei ole mõtet tõesti. Kui me nendest mahtudest räägime, kui palju on Eestis neid inimesi, kes on tõesti midagi katusele endale paigaldanud? Sama reaalajas nende seadmete juhtimine, et see on ka täna juba tehnoloogiline nagu reaalsus. Tere head kuulajad ja vaatajad, Energiakool alustab taas ning ajal, mil õues on läinud ilmad päikeselisemaks, ilmad lähevad ka soojemaks, siis on paslik rääkida ka päikesepaneelidest. Ning nimelt sellest, kuidas neid on juba Eestis nii palju, et kohati need inimesed, kes väiketootjatena oma elektrienergiat viivad võrku, vahel peavad sellele hoopis peale maksma. Ja selleks, et sellest keerulisest teemast rääkida, on meil stuudios 2 külalist, ehmalt Codeborne'i tegevjuht Toomas Talts. Tere. Ja Alexela äriarenduse valdkonna juht Tarmo Kärsna. Tere. Kas meil on siis põhimõtteliselt praegu olukord nüüd selline, et Baltikumis on juba nii palju neid päikesepaneele, et ilusa ilma korral ja kui seda ilusat ilma on pikalt, siis põhimõtteliselt polegi muud vaja kui neid päikesepaneelid ja anname oma energia ära? No ma arvan, et täna päiksepaneelidest ainuüksi ei piisa veel, et aga on juba eelneval aastal oli päevi, kus ikkagi Eesti päevaenergiavajaduse täitis ära taastuvenergia ehk et nii tuul kui päike ehk et eriti praegu kevadel on nagu ikkagi jätkuvalt suhteliselt tuulised ilmad ehk et ka tuulikud töötavad, aga jällegi terminoloogiast öeldes ehk et päev ära ei täida ehk et tavaliselt meile meeldib ju suvised kevadised suveõhtud on ju, kus tuul läheb maha, päike loojub on ju, hea on istuda on ju, et siis ikkagi selle nagu vahemiku peame me täitma ikkagi muu energiaga ehk et aga jah, me ütleme niisugused tipuhetkedel on ilusti, et võib isegi üle jääda. Ja seda siis, kui tahta ka öösel seda toredat energiat kasutada, siis oleks vaja salvestit juba. Siis on juba jah tõesti uued lahendused, et on salvesti või siis kelle salvestit ei ole, et siis tarbib seda elektrivõrgust, et kas on siis Eesti todang või on naabrite todang. Viimasel ajal on nüüd siin seda poleemikat olnud päris palju selle kohta, et meil on nii palju päikesepaneele, et kui tahta seda võrku müüa, siis kohati tekib olukord, kus seda müües tuleb hoopis peale maksta või siis saab mingisugused närused sendid, nagu omanikele meeldib öelda. Et kas see ongi selline paratamatus või tegelikult võiks seda kuidagi lahendada? Ma arvan, et selle paratamatust on tekkinud ootusest, et mõelda nagu ajalukku ehk et kus me siia sattusime. Ja ma arvan, et see trigger esimene oli 23 aasta, ma mäletan augusti päeva, kui oli kõik uudised olid täis seda, ehk et elekter maksab 4000 eurot megavatt-tund. Ja siis oli kollektiivne võrgust lahti ühendamine ehk et selleks tunniks ühendati kõik telekad ja kõik seadmed, mis kodus oli nagu välja. Ja siis tundus ehk, et vaata kui äge, et on võimalik teenida ja nüüd tõesti võib öelda, et olid 1,5 aastat selline päikseparkide siis rajamise buum. Nüüd ongi selline mõttekoht ehk, et kas seda päikseparki rajati lähtuvalt sellest, et tundus, et see tasuvus on hästi kiire, hinnad ongi kõrged, mis Ukraina sõja alguses energiahinnad olid kõrged ja saab kiiresti teenida või ikkagi päikseparki planeerides arvestati oma tarbimisega. Ja nüüd on tõesti mainitud see frustratsioon tekib sellest, kui on üle investeeritud ehk et päiksepark on suurem kui oma tarbimine, siis sealt tekib see võrku müümine ja miinushind ja see frustratsioon sinna juurde ehk et see on neid koht, et mille alustel need investeeringud tol hetkel tehti. Ja võib ka kohe öelda, et kurbloolis on see, et tavaliselt kui päike paistab, inimene ei ole kodus, tarbimist ei ole ehk et ikkagi need tarbimine ja siis taastuvenergia tootmine ei käi kahjuks nagu käsikäes. Me jõuame siin rääkida sellisest lahendusest ka nagu tark elekter, mis Codeborne'iga koos ju välja töötate. Kõigepealt Toomas, ikkagi väiketootjana samamoodi. Mis sul seal siis olemas on ja mida sa kasutad? Ma saan aru, et paneele päris ei ole, aga mis on? Jaa, ma täpsustan et mina olen siis ainult see akuga spekuleerija turul. Ja paneel ei ole tegelikult väga proosalisel põhjusel, et nii palju nagu inseneri kainus sai mul nende paigaldamise entusiasmis selles mõttes nagu ikkagi võitu, et mul ei ole lihtsalt katuse kallet lõuna, ida ega lääne poole. Nagu põhimõtteliselt 1 kraadise nurgaga on täpselt põhja poole ja siis rahulikult järgi mõeldes on ju, et ei tundu nagu mõistlik, et see on põhjus, miks ei ole. Muidu oleksin muidugi pannud aga minul on siis kodus 18,4 kilovatt-tunnise mahutavusega akupakku, ma jätin numbrid peast mäletan.
ja samamoodi jah, lahendada võrgust oma tarbeks ja ka tegelikult siis müün võrku tagasi, et selle tavalise spreedi pealt ka opereerin siis nagu siukse hinna erinevusega ka jah, sellel turul. Vähemalt nii palju, et kui me ei arvesta seda, et peab müüma kõrgematel või siis nutavamatel aegadel, siis enda elekter ma kujutan ette, et on märkimisväärselt odavam. See on nii ja naa selles mõttes, et mina olen teda ostnud veel ka sellistel põhjustel, et ehkki 21. sajandil tunduks Tallinna kesklinnas või selle vahetuslähedus elamine päris energiavarustuse poolest üsna kindel koht, siis meil on olnud paar siukest momenti, kus keset lagedat päeva käib nagu vool ära ja minul on nüüd siuke teine nagu tehnoloogia, nii-öelda jutumärkides mure asjad, et näiteks majja saab sisse näpu jälle lugejaga, et meil polegi lastel näiteks toavõtmeid pole. Aga nüüd, kui vool on ära ja see asi on maas, et tegelikult aku on mul päriselt siis tegelikult selliste asjade käitamiseks, et mul ei jääks maja seisma. Olengi ennast niimoodi nurka maalinud, et on see nüüd lollus või tarkus, ma ei tea, insener-tehniline huvi on mu sinna viinud, aga ta täidab mul ka seda rolli siis, et mul tegelikult eelkõige ma ei mõtle temast ikkagi, see spekuleerimine natuke nali, et ma ei mõtle nüüd temaga kui ratsa rikastumiseks, ta mul ikkagi ka mingis mõttes energia julgeoleku nagu aspekt ka nagu kodus. Soovisid midagi? Jaa, ei mõtlen, et tõesti Toomasel on nagu, et kui on ainult aku, et aga ma ütlen tihti, täna olemegi nagu olukorras tihti, kus on võime viimane aasta näha just jällegi akude buumi, ehk et kui jõuti nagu arusaamisele, et kui mäletan, et kui päiksepaneeli panema hakati, siis räägiti, et selline 10 aastane tasuvus on nagu okei. Siis kui ma ütlesin, see buum tekkis, siis vaadati ehk, et 3-4 aastaga juba tasub ära, ehk et kui need hinnad oleks nagu kõrged jäänud, ja nüüd oleme tagasi madalad hinnad, miinushinnad on turul, mis tähendab ehk, et võib-olla see päiksepargi tasuvus on lükanud hoopis 15 aasta peale. Ja siis tekkis akude buum omakorda, ehk et aga lootus ehk, et me nüüd saame lühemaks see tasuvuse ikkagi päädis sellega, et võib öelda ehk, et selline normaalne tasuvus on, oleme jällegi seal 10 aasta jooksul juures ehk, et see on peab üksteist täiendama ja jällegi tarbija vaatest, nagu Toomas ütles, et ta osaliselt kindlasti seda akut hoiab, et aga ka paar tuttavat on öelnud, et mul on aku selleks, et juhul kui elekter läheb ära. Siis ta ongi sul lihtsalt laetud aku ja mitte midagi, et mida Toomas täna teeb, on tõesti nutikas ehk, et need kõrgetele hinnadele võtab ikkagi akust ja siis laeb akut selle hetkel, kui on odavad hinnad ehk, et põhimõtteliselt silub ära need päevasised hinnapiigid ehk, et ja läbi selle saab selle kasu ja võidu ette. Kui me nendest mahtudest räägime, kui palju on Eestis neid inimesi, kes on tõesti midagi katusele endale paigaldanud või enam-vähem, mis see suurusjärk meil on? Keeruline öelda, ütleme suurusjärk number, mida öeldakse, et on kuskil üle 22 000 nagu päiksepargi, millest enamus on tõesti mikro- või nanotootjad ehk hetkel on selline 10 kilovatine, 15 kilovatine, selge, kindlasti alla 50 kilovatis ehk et akud, päiksepaneelid ehk et kes on kunagi kas siis toetuste najal või siis tõesti, et tahan saada soodsamat elektrit, on need paigaldanud ehk need on väga palju, aga jah, tõesti nad on hästi hajus ja nagu ütlesin, mikro- või nano ehk et kus on keeruline ka nagu hinnata ehk et kui palju neist siis on, nagu sa ütlesid, kannatavad selle käes ehk, et ma pean justkui peale maksma, kui palju on tegelikult optimaalselt nagu investeerid niimoodi ehk, et selle hetkel lihtsalt päiksepaneel võrgust ei võta ja toidab ära kogu siis maja varustuse. Räägime selle loogika lahti ka, et on päikesepaneelid, päikesepark kodus ja siis mingitel hetkedel käib see võrku müümine. Millal see käib, kuidas see selline asi välja näeb? Reeglina meil täna on hübriidinverterid kõigil olemas, et esimene prioriteet on oma tarbimine ehk et kui maja tarbib, siis suunatakse elekter paneelidest oma maja tarbimisse, võrgust ei võeta. Kui tootmine on suurem kui hetke tarbimine, siis selle hetkel hakatakse müüma siis võrku ja reeglina, kui päiksepaneel paigaldatakse, siis kõik käib nagu automaatselt ja kui tarkus sees ei ole, siis keegi hinda ei vaata ja see toimub kõik automaatselt, oleneb sellest, mis siis elektri hind tolle hetkel on ja sealt, nagu ütlesin, et siis need ängi nagu momendid tekivad, kui avastad ehk, et oled müünud miinusega, mis tähendab, et peaks justkui nagu peale maksma. Ja et ainuke asi, mida selles olukorras teha saab, on see, et lülitad ise oma selle pargi välja ja kõik. Põhimõtteliselt küll, aga nüüd ongi võib-olla siis see moment, kus targast elektrist nagu natuke rääkida, et see on masinavärk, mis meist tegelikult ehitanud oleme, mis ka täna töötab on ja päriselt
neid stsenaariume on päris mitu, et ma võib-olla vuristan mõned ette, siis tekib selline pilt, et kui nüüd päike paistab, paneelid toodavad, siis võib mõelda sellest umbes niimoodi, et okei, esimene asi loomulikult oma tarbeks kõige mõistlikum asi, aga siis edasi on see, et mis sa ülejäägiga teed, et võib kohe müüa võrku tagasi näiteks, aga sa võid panna ka akusse selle ülejäägi. Aku annab sulle 2 võimalust salvestatud akusse siis, et sa võid tarvitada akust hiljem oma tarbeks, aga sa võid ka akust tegelikult hiljem müüa võrku tagasi, kui jällegi hind on soodsam turul. Ja akut sa ei pea tingimata laadima ka päiksest, vaid sa võid tegelikult soodsatel tundidel võtta ka seda tegelikult siis võrgust, nii nagu ka mina kodus teen, kellel mul oma tootmist ei ole, et selline maatriks tekib päris nagu mitmekihiline ja see on siis selline reaalajas päris huvitav nagu algoritmika arvutamine, loogika, kõikide parameetrite jälgimine ja siis vastavalt sellele sellise plaani kogu aeg nagu arvutamine ja ringi nagu arvutamine. Ja sealt siis see tarkus tuleb ja lihtsustatult öeldes, sellel on veel omakorda nagu efektiivsus siis peal, võrreldes sellega, et lihtsalt paneelist oma tarbiseks võtta või siis akusse panna ja sellega saab kogu sellest ökosüsteemist veel nagu välja pigistada nagu lisa siis reaalselt majandusliku tulemuse. Ja see siis töötab tõesti niimoodi, et ta on ja ta töötab kogu aeg, et teda näppima vahepeal ei pea ega midagi seal susima. Ideaalis tahaks sihukese lause moodustada ja ta tegelikult on ka päriselt niimoodi, mida tegelikult karu kõhus nagu muudetakse on see, et ega siis muutuvaid ja liikuvaid osi on selles süsteemis päris palju, et me võime ükskõik kui täpselt püüda näiteks prognoosida selle majapidamise tarbimist, me võime ükskõik kui täpselt püüda prognoosida selle tootmist, aga tegelikult need asjad alati muutuvad, on ju, inimene ise on määramata suurus oma käitumisega oma majapidamises ja pild tuleb päikselt ja kõik need vanad jutud ja siis on seal veel tegelikult nagu huvitavad aspektid kogu see tehnoloogiline nagu värk, et see võib-olla läheb liiga nagu sihukeseks nohiku jutuks, aga tegelikult on nagu väga praktilist küsimust, et sa ütled akule, et nüüd lae ja suvalisel tehnilisel põhjusel ta nagu ei lae, et siis sa pead tegelikult nagu valvama seda, et kas ta tegelikult läks laadima. Eestis on näiteks huvitavad teemad see, mis inseneriteeniste mõjutavad, et kui akupakid on näiteks väga külmas keskkonnas, siis nende laadimiskiirus ei ole sama, mis siis, kui nad on soojas keskkonnas. Ja sa võisid teha siis mõlemal juhul nagu eeldus, et kui kiiresti aku ennast täis või tühjaks laeb, aga tegelikult see päris elus ei tööta, sa pead seda nagu kogu aeg valvama ja see point või rebu seisneb selles, et sa ei saa teha enne valmis mudelit, mis töötab ideaalselt üle pika perioodi, vaid sa pead nagu, siis küll tarkvaraliselt, sa pead kogu aeg nagu valvama seda nagu ökosüsteemi, et selles mõttes me õpetame seda masinavärki kogu aeg nagu targemaks, jah. Et ta õpib, on ju, ja ikkagi selles mõttes see võit on, et kui varasemalt ikkagi tõesti, kui päiksepaneeli pannud, siis nagu selline inerts on, et iga päev või iga tund vaatad, kui palju ta siis nagu toodab, on ju. Ja kui need miinustunnid nagu turul tekkisid, siis oli see, et sa nagu äpist said ju siis tootmise kinni panna. Aga jällegi, et kas sa mäletasid, mis kell ja kas sa unustasid pärast nagu ta kinni või ta tegid pärast lahti, kui oli hind nagu muutus. Ehk et see on see automaatika, mis aitab. Ja lisaks tõesti, mida Toomas ei maininud veel on juurde, et mida me elektri hinnast kogu aeg ära rääkides unustame, on võrgutasud. Ehk et me räägime sellest elektri hinnast, aga kui me tõesti ütleme, et isegi kui elektri hind on 1 sent positiivne, aga müümishetkel lisandub sinna ka võrgutasu, ehk et võrgutasu ei ole ainult tarbimisel, ka müümishetkel, mis tähendab, et sa kokkuvõttes ikka jätkuvalt veel maksad peale, ehk et ikkagi see piir, mis hetkel on mõistlik võrku elektri andmine kinni panna, on oluliselt varem kui need palju räägitud miinushinnad, et ja see on tõesti automaatika, mida me õpime, aga tõesti inimkäitumine võib öelda nagu massina on väga sarnane iga päev meie rutiini, inimene armastab rutiini. Aga põrgu üks päev tulevad sõbrad ütlevad, et davai teeme sauna, paneme sauna käima, on ju 9 kilovatti ja siis ongi nagu see, kõik on nagu sassis sulle tolleks hetkeks, on ju, ja lõpuks maksame selle kinni, ise otsustasime selle, on ju, aga niisugust igapäeva nagu rutiin, nagu meil on, et seda ikkagi masin õpib päris hästi. Ma just tahtsin seda sauna näidet küsida, et kui on suvaline kolmapäev, kus üldiselt ei tule ma ei tea, 5 inimest järsku sauna, et siis tavaliselt see süsteem siis arvestab selle järgi, et kolmapäeval on tore päev, et pere vaatab võib-olla telekat ja kuulab muusikat, peseb nõusid, võib-olla nõudepesumasinasse, sellega asi piirdub. Jah, me prognoosime seda loomulikult siis nagu varasemate nagu andmete pealt on ju, et ja me vaatame seda päris iga majapidamise põhiselt, et mis on võib-olla selline omapära, et see päris huvitavaks läheb.
aga samas need määramatused on hästi huvitavad, saun on nagu üks näide, teine siuke huvitav asi, mis on nüüd kaasajal, mis mõjutab palju, on elektriautode laadimine kodus ja see on kõige klassikalisem nagu juhtum, et on siis niimoodi, et nagu tüüpiliselt laetakse alati näiteks kodus ja öösel on ja, aga siis on niimoodi, et ma ei tea, sõitis linna, kuidagi sai tühjaks ja laadis selle tööl täis või linnakeskkonnas või selles mõttes mujal ja siis tuleb tagasi ja seda kodus ei ole seda laadimist. Või on vastupidi, et kellelgi on rutiin kogu aeg, et see auto on kogu aeg kontoris, tal pistikuga seinas. Ja siis millegi tõttu ta tuleb koju, see on tühi, laeb seda seal ja need on nüüd ka need kogused, mis siis seda tavapärast tarbimis nagu mustrit on ja mõjutab nagu väga palju, et otse välja, et telekas ei tee kedagi ei rikkamaks ega vaesemaks, kas seda vaatad selle kalli elektrihinnaga, et see on heas mõttes tühi tähi, aga sellised asjad juba nagu mõjutavad ja ka seda prognoosi nagu täpsust on, et need on sellised huvitavamad asjad. Või siis, kui nagu ma ei tea, vanakooli meestel keegi läheb seal hulluks, paneb kreissae käima, hakkab 3 faasides vanakooli kreissaega nagu puit tegema, et need on nagu suured numbrid, et need mõjutavad just selle prognoosi nagu siis seda tegemise täpsust. Ja need siis, kui juba see ennustus on tehtud ja tuleb mingi anomaalia, siis tarbija saab ise ka natukene seal sättida, et millal sisse lasta, millal välja lasta. Tegelikult me tahame seda, või me timmime seda süsteemi ikka kogu aeg selliseks, et tarbija jaoks see peaks täiesti nagu taustal ja märkamatult töötama. Et kui sellest tekib siuke lisastress, närvilisus ja selle asja valvamise nagu kohustus, siis tast ei ole ju kasu. Et meil on see nagu siis võib-olla detailidesse rohkem, see juhtimine läheb iga hetkega, nagu me oleme kunagi, ma ei mäletagi, Tarmo aita, millal oli esimene versioon, kuna me ta turule tõime, kuusad paneme. Praegu 2 aastat tagasi palju tegelikult, jah. Just, et kogu see algoritmika, see matemaatika on nagu seal sees nagu paranenud ja me liigume ka kogu aeg nagu reaalajale nagu aina lähemale. Ja siin võib-olla küsimus olegi, et mitme sekundiga sa mõõdad nagu seda lähedust reaalajal, vaid pigem selles, et sa suudad igale tekkinud muutusele reageerida, siis plaani nagu ringi teha, seda veel nagu siis nagu käivitada nii-öelda seda plaani või ellu viia. Et see on siuke põnev nagu pool sellest asjast, sedasi on see algoritm tegelikult, ma ei teagi, mitu versiooni meil temast nagu on, et me kogu aeg teda nagu timminud. Ehk et jah, piltlikult öeldes on, et kui meil on päevaplaan tava harjumusega tehtud ja kui siis sõbrad tulevad sauna, et siis kallis hind võtab kõigepealt akust ära, siis hakkab tarbima võrgust, aga mille peale siis algoritm taustal teeb siis uuesti kiire ümberarvutused selleks, et järgmise päeva plaan saaks teostada, et muidu me peame nagu järjest nagu läheb nagu kaskaadina liikvel, et siis toimub korrektsioon, aga lihtsalt selle nagu ma ütlesin, et kui me tahame midagi niukest ekstrat, siis me peame sellest olema nõus ka maksma, et sama oligi, et sõbrad tulid, on ju, elektrikeris panime käima, siis sellest tuleb lihtsalt nagu maksta. Et jah, selle eest juurde raha ei saa, et nüüd lähen teen sauna. Aga ma saan aru, et see on siis laias laastus, mul tuli mingi paralleel pähe, et on nagu indeksfondid on investeerimisel, et on sul mingisugune kindel asi, millega sa tegelikult ei pea tegelema ja sa ei pea vaatama seda, et kuidas ta nüüd päeva lõikes sul hüppab või hüppa, vaid ta lihtsalt eksisteerib. See on väga hea võrdlus jah, et see ei ole jah siuke börsikauplemine, kus valvad iga nagu instrumente eraldi on ja siis finantsinstrumente, tema tootlust jälgida, aga sul on põhimõtteliselt reeglid kokku lepitud ja selle raames ta nagu töötab. Et ta peaks just seda hingerahu nagu pakkuma, et point on selles, et masin jõuab seda valvata ka siis, kui sa magad on ja 24/7 ja seda ta teebki ja siis ta juhib neid. Et mis on siis veel võib-olla oluline, ma ei tea, kas on siit kõlanud või ole, aga me tegelikult kui juhime kõiki need seadmed, üks asi neid soovitusi nagu anda, aga mõte on tegelikult selles, et kogu see inverterite, kas ta salvestab seda akusse, müüb võrku, võtad oma tarbeks ja see kõik tegelikult toimub täis automaatselt on ja, et seal ei ole ta ei ole niimoodi, et sain SMS-i, et tee nüüd seda või teist, et need ajad on nagu möödas, et need masinavärgid töötavad jah, nagu täiesti nagu märkamatult. Jah, ja võib-olla ka korra, kui me nagu räägime nagu tehnoloogia poolest sellised palju, et saati küsimus tekib, et okei, nüüd on miinustunnid ja aprillikuu on juba omajagu olnud ja mai terendab ees ja lubab vähemalt ilusasti loodetavasti päiksepaistelist maikuud ka on ju, ehk et siis, et mis see võit on, et siis ega ütleme, me ei räägi kunagi kasumist, vaid kasust, ehk et kui tänasega võrreldes, kui ma mitte midagi tee, ütleme, ongi ainult päiksepark, mitte midagi tee ja mul ei ole toetust, kas siis seda ja kasu võib olla kuni 50% sellest, mida sa täna teeninud, ehk et just sama asi, ehk et kui täna lihtsalt toimib, siis ma mingit teen miinust, mingit teen plussi, saan kuu lõpuks mingi summa kokku, mida ma teenisin päiksepargi energia müümisest, siis see, et kui me hakkame targalt juhtima, see ongi, et me lõikame ära need miinused, müüme siis jätkuvalt, kui on nagu plussid ja see summa võib sõltub nagu pargi suurusest, oma tarbimisest, nagu ma ütlesin, et see võit võib olla kuni 50% nagu tänasest nagu nii nimetatud rumalast pargist.
võtaks natukene selle laiema süsteemi kätte, et kui inimene jõuab nüüd sinna faasi, et ta saab elektrit müüa, siis mis tasud ja mis kogu see nii-öelda kaadervärk sealt veel maha läheb enne seda, kui siis inimene selle enda väikese sendikese sealt kätte saab? Jah, me ütleme, et reeglina, mis seal on, et on see ju investeering, mida inimene ise teeb, on siis päikseparki akudesse. Juurde tuleb väike juhtimisseade, juhul kui on osasi inverterid, me juhime ka üle pilve, et sul ei lisandu mingit seadet, mitte väga nagu massiliselt kasutuses olevad inverteride puhul on väike juhtseade, mis tuleb juurde ja sealt tegelikult järgmine samm Alexela puhul ongi see, et lisandub lihtsalt see nii nagu klassikaline müügimarginal. Kuna nüüd juhitakse ja miks ütleme see ka Alexela jaoks hästi oluline see teenus on see, et nagu Toomas ka ütles, et on nagu väga palju määramatust, on see pilv tuleb, on ju, kliendi tarbimine edasi, et see aga meie vastutame selle eest, oleme osaline sellest, et Eesti energiavõrk, elektrivõrk püsiks stabiilsena. Ja mis tähendab, et elektrit siis müüakse, ostetakse kogu aeg samas koguses ja meie oma siis klientide bilansi eest oleme võtnud selle vastutuse. Ja see, kui meil on see tark elekter, me näeme, mis on need tarbimisplaanid, tootmisplaanid, see aitab meie elu lihtsamaks ja see ongi, et meil on ka soodustus siis kliendi jaoks on ka müüdava elektri osas on siis väiksem marginal, mida mis rakendame seepärast tõesti, et klient aitab või on osa meie nagu ökosüsteemist, kuidas Eesti elektrivõrku hoida stabiilsemad, meie oma nagu portfolliga oleme see panus andnud siis. Arvestades, et riik arvestab ka väiketootjaid kui sellist nii-öelda potentsiaalset nii-öelda suurtootjat siis jutumärkides, et paneme kõik väiksed kokku, saame ühe suurema. Et kas seal peaks ka võib-olla riigi poolt ka tegema siis mingisuguseid, ma ei tea, soodusmeetmeid või mis iganes, et need väiketootjad oleksid valmis sinna ka sagedusreservile siis seda oma panust andma? Jah, ma arvan, et see on nüüd nii Elektrivili Eleringi poole pealt ja riigi poolt nagu otsuse kohta, jah, et nagu enne ütlesid alguses, et probleem nende väiketootjatega on see, et nad on hästi hajusad laiali. Et väga lihtne on ju juhtida, et mul on üks suur tootja või üks suur tarbija ja ma reguleerin seda. Ja hoian seda võrku selles piirkonnas nagu stabiilsena, et on suure mõjuga. Kui on hajusus, siis tekib ja miks ma arvan, ongi see tulevik, me näeme, et seda kui meie, ütleme siis bilansihaldurid või meie tüüpi ettevõtjad suudame ka neid mikrosaite nagu manageerida, siis kokku tõesti nagu ütlesid, võib tulla mitmeid megavatt-tunde ja see aitab päris oluliselt juba, et stabiliseerida ja päris mitmed riikides, eriti siis USA nagu rannikut oli nii Kanada kui Ameerika Ühendriikide lausa erinevad osariikides, inimesed makstaksegi, ehk et piisab sellest, et ma liitun selle programmiga, ehk et minu siis päikseparki ja minu suuremaid tootmisüksusi minu majas on võimalik lühiajaliselt välja lülitada või sisse lülitada selleks, et antud piirkonna võrk, elektrivõrk püsiks stabiilsena ja selle eest riiklikud energiafirmad maksavadki toetusi. Või ütleme, et ta oli toetus, või ütleme siis tasu selle eest, et sa oled üks osa kogu sellest süsteemist. Et ma arvan, et Eesti mõistes täna hetkel veel ei ole kuulda, ehk et siis plaanid on, aga ma ütlen, et see on aja küsimus, ehk et see tulevik on sealst, et kuidas sa muidu neid inimesi ühiskonnana kaasad, ehk et on ja me ei räägi siin tol hetkel enam ei räägi ainult siis akudest või päiksepargist, ehk et aga on ju suur tarbijad on meil taustal ju veel ka siis soojuspumbad, ehk et õhkssoojuspumbad või maasoojuspumbad, et mis samamoodi väga palju kokku pandes hajustatuna on tegelikult võib anda nagu päris suure mõju, aga see vajab regulatsiooni, see vajab nagu tõesti läbimõtlemist ka võrguettevõtjate poolt, et kuidas seda kõige paremini juhtida. Aga positiivne ma tean tõesti, et eelmine nädal juba Elektrilevi tutvustas oma plaani, kuidas võtta niisugused testalajaama piirkonnad ja hakata seal tegema sellist teste, kuidas väiksemas piirkonnas hoida nagu võrku hästi stabiilsena. Ma võib-olla paar mõtet lisan siia. Et esiteks see, et see sama reaalajas nende seadmete juhtimine, et see on ka täna juba tehnoloogiline nagu reaalsus, et see on olemas, me ei räägi nagu ulmest, et tegelikult see sama tark elekter nii töötab, et seal ei ole vahet, mida tegelikult juhtida, kas seda sama soojuspumpa või mõnda teist, et kui need asjad saaks nii tootena kuidagi turule, siis me võiks need kohe sinna külge connectida. Aga ma võib-olla kaks nagu tähelepanekut veel jagan, mis on, et kas Eesti riik saab midagi teha, mingid toetused, et paar detaili, mida me oleme tähelepanu ühe Jaapanist ja teise Luksemburgist. Et Jaapanis näiteks me näeme ühte energeetika ettevõtet, kes käitub niimoodi,
nende klientidel on väljas umbes 10 000 hübriid, ka soojuspumpav on vist õige öelda, water heater on ta inglise keeles, nemad teevad endale tarbevett kui ka küttevett tihti nagu lokaalselt omaenda nii-öelda boileriga. Ja need boilerid, see hübriid tähendab seda, et töötab elektri ja gaasiga, millest elekter on muideks eelistatum ja gaas on siis siuke sekundaarne. Ja nüüd seal on see mõte või see äri case seisneb hoopis mujal, seal ta seisneb selles, et sama energiaettevõtte vaatab sama bilanss, millest Tarmo rääkis, kui ta hakkab oma enda bilansiplaani vastu eksima, ta tegelikult võiks lülitada need boilerid gaasi peal ümber, et olla oma bilansis nagu võimalikult nagu täpne, et siis päevasisesel kauplemisel mitte siis kas osta või müüa vastavalt sõltuvalt kummale poole see nagu läheb. Et tõsi, seda asja me veel praegu alles seal menetleme, ehitame, valmis ei ole. Aga üks teine näide, mis on Luksemburgis, et mida võib jagada, mis siin Eestis võiks ka minu meelest nagu lennata nii-öelda, on see, et seal on sellised jagamisgrupid või sharing grupid või energiakogukonnad või community'd. Ja seal see mõte on siis selles, et nad algasid niimoodi, et sul olid piisavalt füüsiliselt üksteisele lähedal, siis üks, kellel oli tootmine ja tema taga võis olla siis paar huvilist, kes olid valmis tema tootmise ülejäägi ära tarbima. Lihtsustades kellelgi suur, küll muidugi mikrotootmisega skaalas, me ei räägi sellistest gigaparkidest, oma katused paneeli täis ja siis ta kõike seda ise jõudnud ära tarvitada ja siis ta sai selle müüa või jagada oma siis energiakommuunis nagu laiali. Ja mida Luksemburgi riik tegelikult tegi, oli see, et alguses oli see alajaama piires, siis oli ta mingi järgmise siukse, kuidas ma ütlen, geograafilise nagu piirkonna lõpuks on see nagu üle riigiliselt nõnda, et see on võrgutasust vabastatud. See on, ma ei tea, asendusmehhanism võib-olla subsiidiumitele, mida on nagu erinevates riikides eluaeg makstud nagu päikseparkidele peale. Ja see on võib-olla ka selline asi, mis päriselt sellist lokaalset, nagu me tihti räägime, et oleks hea, kui oleks nagu hajus tootmine ka, see on natuke riskidega, meil on sellist sõltuvust vähem, et see oleks hea. See võib ka seda nagu tagant nagu kehutada ja me näeme Luksemburgis täna, see on ka meie ehitatud nagu tarkvara, see reaalselt nagu töötab, et me näeme selliseid esimeseid energiakommunitid on nii-öelda ära konfitud, käima pandud. Ja muidugi ei saa seal nagu tekkida sükest olukorda, et sama üks gigapark hakkab korraga ise nagu elektrimüüjaks ja siis teeb oma paralleelreaalsuse. See on loomulikult ka reguleeritud, aga võib-olla ühe mehhanismina päris äge. Jah, ma tean, see lahendus võib-olla on tõesti Eesti konteksti panna, on siis meil on põhivõrk on Elering ja siis on jaotusvõrk Elektrilevi. Et täna, kui me ostame müüme, siis me maksame võrgutasu nii Elektrilevi kui Eleringi osa. Ehk et nüüd, kui mõelda, et need, kui me alguses rääkisime, et need inimesed, kes investeerisid üle oma päiksepargiga, et selle hetkel, kui ma ise ära ei tarbi, müün võrku, aga mu naabril ei ole päikseparki, siis esimene, kellele see elekter läheb, on naaber, järgmine naaber, kõik, kes on ühe alajaama taga, ja siis ma maksan ainult seda Elektrilevi võrgutasu osa, aga Elering oma jääb maksmata. Ehk et tegelikult on see võit mulle kui müüjale ja võit nüüd ka naabrile, kes siis ostab seda sama elektrit, et ta ostab selle elektri odavama võrgutasuga, sest see toodeti samas piirkonnas. Et see on nagu ka ühiskonna mõistes on see nagu kasu sees ja nagu Toomas ütles, et tehnoloogia on olemas. Juhtimisvõimekus on täna kõik olemas. Ja ma ei tea, kas poliitikud ja sellised me saadet siin vaatavad ühe mõtte. Tahaks loota ka, et ma nagu rõhutan, et siin ei käi jutt üks nagu kuidagi subsiidiumite nagu klunimisest või sellest jällegi, kes kedagi peaks midagi toetamast. Ka objektiivselt on päriselt nõnda, et kui me nüüd kolmekesti teiega siin oleme kõik ühe alajaama piires ja me suudame tegelikult mingisuguse oma tootmise tarbimise natuke ise lokaalsemalt ära reguleerida, siis päriselt elektrotehniliselt on ka nõnda, et meid teenindavasse alajaama ülekantud tähenduses võib sisse tulla peenem kaabel, mis omakorda tähendab väiksemat investeeringut. Et see ei ole nagu see, et keegi küsib kelleltki nagu lisaraha, vastupidi, siin on tegelikult niimoodi, et tehnoloogia võimaldab neid investeeringuid nagu kogu võrgu infrasse, elektrivõrgu infrasse teha arukamalt, mitte sinna nii palju seda raha nagu tampida ja tegelikult seda tampimata jäänud raha siis jagadagi nagu kuidagi ausalt võrdselt oma vahel nagu ära. Et see on tegelikult selle jutu mõte, mitte see, et kirjutame eelarvesse jälle mingi uue kulurea. Et see on võib-olla hästi oluline nagu mõista seda nagu seda erinevust. Jah, sest võrk on alati üledimensioneeritud arvestusega, et kõik hakkavad samal ajal võivad tarbida nagu maksimaalselt, et amprit, mida sa oled võinud, et tegelikult on ju antud lubadus, et sa tarbid. Kurioosne on alati ju see, et ma olen ostnud amprid, et elektrit osta, 25 amprit ja kui ma ta nüüd müüa tahan, siis ma järsku enam ei saa. Et see on tavaline küsimus, et ma ju ostsin nagu see amper läbilaske võimekus, et miks ma nüüd nagu ülespoole ei saa, aga see ongi see võrk on disainitud teistpidi ja tihti on need samad need probleemkohad, kus inimesed ka ju mingis piirkonnas tahavad päikseparki investeerida ja saavad võrguettevõttelt nagu vastus, et ei, sest et see müügiressurss on täis. Ja sama, mida nagu Toomasega kirjeldasime, et see ongi see päästerõngas,
ehk et jätkuvalt sa saad müüa, kui toimet on tasakaal ja leitakse sama alajaama või siis nagu lokaalses piirkonnas leitakse tasakaal, siis tegelikult ei ole neid kaableid niivõid suuri vaja, ehk et see elekter ei lähe üldse põhivõrguni välja. Ehk siis küsimus on lõpuks selles, et kas me riiklikult otsustame selle, et peab igaüks maksma mitmesse kohta tasusid versus see, et siis ühte kohta. Jah, no see on ju see lihtsalt meie nagu, me peame laskma lahti nagu mõttest, on ju, et me oleme harjunud ehk et ida poolt ehk et Narvast tulevad jämedad kaablid, tulevad üle Eesti laiali ehk et ja ikka me oleme kinni selles isegi, kui me oleme rääkinud siin uuest gaasijaamast, ikka me ehitame Narva, sest seal on suured kaablid, ehk et me ei pea võrku investeerima. Samas ikkagi olukord ongi muutunud, nagu me algul ütlesime, et meil ei ole üks tootja, võib olla nagu üle 20 tootja Eestis. Ja nüüd ka võrk peab hakkama nagu vaikselt vastavalt käituma ja tõesti tänases olukorras veel, kui räägitakse siis nagu võrgu ja elektrienergia nagu siis stabiilsusest olemusalast, siis seda kriitilisem tegelikult on see tark juhtimine, ehk et sa suudad piirkondlikult hoida võrgu nagu toimivana, ehk et kui jumal annaks, et seda juhta on jätta, et kui kuskil mingi tootmisüksus saab pihta, ehk et siis kogu Eesti ei kuku nagu blackout sellest. Ja põhimõtteliselt seda sama Luksemburgi näidet ju, Eesti nüüd ei ole maailma kõige suurem riik, et võiks nagu natukene suuremas mõõtmes seda Eestisse üle kanda küll. No jah, ma olen hästi kehv bürokraat ja regulaator ja ei oska selle vaatenurga pealt öelda, aga insenertehniliselt kahtlemata. Ja mul oli üks tark mõte, mida ma tahtsin seal lisada, ma mõtlen, kuidas see oli. Vaat ei tule praegu, et kui tuleb, siis ma ütlen selle mõtte. Aga praegusel hetkel siis, kui mõelda sellele, et kui palju meil neid päikese energiatootjaid juba on, siis just eraisikutena, et kas praegusel hetkel te soovitaksite, et pange endale veel päikesepaneele juurde? Ma vaatasin aktuaalset kaamerat üks päev, seal oli küll niimoodi, et ettevõtjad soovitasid, aga siis tuli Marko Allikson, ütles, et tema küll ei paneks kuhugi. Ja jällegi mõte, et mille jaoks, kui tõesti öelda, et ma investeerin nii põlluparki, ehk et ainult tootmiseks, siis täna ei ole mõtet tõesti. Ehk et ikkagi, kui jah, täna on ka nutikamad, ehk et on juba päikse järgi pööravad pargid, ehk et on väga palju pargid, kes ei keskendu tootmisele ainult keskpäeval, kui on tõesti miinushinnad, et ütleme, et on ikkagi disainitud niimoodi, et nad pigem on nagu hommiku ja õhtu, kui hinnad on kõrgemad, ehk et see tootmine on jah, toodetav elektri hulk on väiksem, aga hind jällegi teistpidi kompenseerib seda poolt. Samas jätkuvalt, kui tahta olla nagu jätkusuutlik oma majapidamises niimoodi, ehk et siis ja kasu saada, siis jätkuvalt on see kasu, aga see päiksepaneeli suurus ja aku suurus peab olema optimaalne sinu maja tarbimisele. Ehk et loomulikult alati on nagu ütlesin, et ta ju arvestab nagu nende piikidega, mitte kui tarbimis suur need piike ei ole, siis ma müün, õigel ajal müün, aga et täna ehitada ainult nagu Toomas alustas spekulatiivsele eesmärgil on ju, siis seda tõesti ei ole nagu mõttekas teha niisuguse väikses skaalal, et siis on tõesti vaja ikka miljoneid ja teed nagu suured pargid, millel on tõesti suurem mõju, ehk et osaleda ka nagu teistel turgudel, mitte ainult see päev ette, ehk et ostan odavalt, müün kallilt, on ju, vaid ehk et siis juba minnakse sagedusturgudele, võimsusturgudele ja edasi, ehk et siis see on lisaväärtus juures. Mul tuli see mõte meelde. Väga hea. Ja, et ma kuidagi natuke üldistada tahaksin, et pangandussektor on siin väga hästi, ma ei tea, digitaliseeritud, automatiseeritud, elektrifitseeritud, nagu siin sajad tagasi öeldi. Telekommunikatsioonisektor on seda samamoodi, see on mingid elutähtsad asjad. Aga energiasektor, on natuke insenerina vaadates, et sellesse jah, see tark juhtimine on see kõige võib-olla üldistatumalt üks selline termin. Seal on nagu väga suur nagu vagu, mida künda või väga suur põld, mida nagu teha. Et kogu see sama näiteks, et kui me rääksime korra nendest alajaamadest ja seal nendest olevatest piirangutest, et kuidas saada ka mikrotootjad näiteks rohkem võrku, et seal võiks teha ka paindlikud liitumistingimused. Paindlikud mitte lihtsalt sõnakõlksuna, aga insenertehniliselt tähendab siis seda, et kui meil on, ütleme, et meil on veel vaba capacity't nii palju selles alajaamas liitumiseks ja siis tuleb korraga nagu keegi, kes küsib nii palju liitumist, siis selle aseme, et ta näiteks nagu mitte lubada seda liitumist või öelda talle näiteks, et okei, miljoni maksa seal alajaama nagu täielik ümberehitus ja võimsuse kasv nagu täiesti ise kinni, võiks talle öelda, et tõmbame siia samma selle piiri peale ja laseme see osalise tootmisega sisse. Enamgi veel, sealt saaks võtta üle selle sama nagu ka nende tootmise tarbimise nagu juhtimise, mis tähendab seda, et kui sa näed
võrguoperaatori poolt, et seal hakkab tõesti tekkima ülekoormus, ma ei tea, sageduste kõikumised, mis iganes mingisugused üle undervoltage'id, siis seda saab ka tegelikult tsentraalselt juhtida ja siis vastavalt seda tootmistarbimist ka seal välja lülitada, reguleerida. Loomulikult see eelnevalt lepingulist nagu kokku lepitud ja selle liituja poolne hüve ongi see, et ta teab, et muidu ta poleks üldse saanud ja nõustub selliste tingimustega. Ja neid näiteid on hästi palju veel ja miks ma selle pangandus nagu näite tõin, et seal on kõik väga paljud asjad ära ammu mehhaniseeritud ja automatiseeritud, nagu tarkvara on kõik kohad täis. Väga siuke kõrge pildina vaadates, et energia infosüsteemide tase nagu selles mõttes, seal on päris palju just nagu selle tarkuse juurde keeramisega võimalik saavutada ja oluline on see, et need ei vaja ka tõenäoliselt suurusjärguna kaugeltki selliseid investeeringuid, nagu tihti räägitakse, et me peame siin mingi piirkonna võrgu tugevust nagu või võrku tugevdama. Jumal hoidku, mis rahad need on, mis sinna lähevad, et tegelikult seal on teisel pool, mündi tagumisel poolel on võib-olla natuke käega katsutavad nagu lahendused. Hoiame pöialt ja sõrmed ristis, et Eestis see asi läheb natuke nagu vinka-vonka, ei ole kaugeltki lootusetu, aga minu meelest on mundriau küsimus, et me ei räägiks, et oi küll me oleme nagu head, et siin on jumala palju asju ligadi-logadi ka ja tegelikult seda kõike tuleks nagu veel nagu paremini nagu teha. Jah, ja ma arvan kokkuvõttes ikkagi, kui me tuleme nagu selles mõttes nende juhitavate teenuste juurde, et kui enne oli jutt see, et need suuremad tarbijad, see hajaasutused, et ma mõtlesin selle peale, et Eestis on umbes 70 pluss 1000 nagu maja, kus enam ei ole tahkekütust. Ongi, kas on elektrikütus, on siis soojuspumbad, et võtame kasvõi, et neid hüpoteetselt need on kõik soojuspumpade peale, siis sama see 70 000 majapidamist kokku on nagu väga mitmeid gigavatt-tunde tarbimist. Ja nüüd tulles tagasi nende ka saate alguses öeldud see 23 aasta august legendaarne 4000 eurot megavatt-tund, tagantjärgi öeldi, et see 4000 eurot tekkis vist paari megavatt-tunni nagu defitsiidist ainult. Ja järgmine hetk, kui see juhtus ja kõik inimesed kõik kollektiivselt välja lülitati, siis tegelikult see tarbimine oli oluliselt madalam, kui tulebki nagu prognoositi, kus see hind tuli. Et sama asi ehk, et nagu ongi hajaasutus laiali, aga et kokku on see ikkagi mitu gigavatt-tundi, mis on võimalus siis ka tarbimist piirata, mis tähendab ehk, et kui turule pakkumist ei ole nii palju ja tavaliselt on, et mida nagu rohkem on nõudlus, siis järjest kallimad elektrijaamad turule pääsevad, siis lõpuks see kõige kallima pealt see hind tuleb, et see kokkuvõttes, mida me ei oska täna ka hinnata, aitab ka tervik elektri hinda allapoole tuua. Seda ehk, et kui targalt juhitakse, ettepoole vaadatakse ehk, et ja suudetakse seda nagu niimoodi vaadata, et siis see ühiskondlik mõju on nagu teises kohas ehk, et võidab kogu ühiskond ka elektri hinnast, et tõesti need suured hinnad, mis on olnud, need üksikud tunnid on reeglina on seal mõned megavatt-tunnid ainult defitsiiti olnud, mis selle hinna teevad kõrgeks. Tahaks kohe praegu küsida, et miks see meie süsteem siis nii vähe automatiseeritud ja digitaliseeritud on, aga siis me vist teeme uue satte. Jah, et teised osalejad, et las nemad ütlevad. Jah, meil eks täna ju on hästi keskendunud selles, et põhivõrk toimuks automatiseeritud ja jaotusvõrk oleks nagu automatiseeritud. Nüüd ongi see, kus tuleb tarbija vastu ja ta on ju hoopis keerukam turg, selles mõttes, et nii regulatiivsest vaates kui nii kuude muud pooled, aga ma arvan ka teistpidi on arenev ehk, et ma rääkisin ka, et nii buumist ja nii edasi, et siis kokkuvõttes vaatad siin muid riike, siis meil on tegelikult meil tee minna küll, aga ja mis soovitus on, et ka riigile ja võrguettevõttele õppime nagu teistest, Toomas tõi selle Luksemburgi näite, täpselt samasugused analoogid on Hispaanias, Portugalis, kus 1 kilomeetri raadiuses olevad nagu siis tarbimispunktid, tootmispunktid on sõlmitud kokku üheks nagu kommuuniks ja see tootmine, tarbimine tasakaalustatakse seal sees ära ja samamoodi see reaalne võit, miks jällegi öeldakse, et on see väiksemad võrgutasud ehk, et miks ma peaks siis tegema selle investeeringu või liituma siis konkreetselt, et aeg-ajalt ma olen mõelnud selle peale ehk, et see Tammsaare tuleb ehk, et kas ma olen nõus, kui Toomas mu naabriks, kas ma olen Toomase käest nõus ostma ehk, et ta investeeris, ma investeerinud, aga ühiskonnana tegelikult on, kui see mulle öeldakse, et ma võidan, siis loomulikult ma ostan. Jällegi tahtsin öelda, et vähemalt see siis annab natukene seda motivatsiooni ka, et naabriga sõbralikumalt läbi saada, et ei tekiks mingisuguseid väikeseid tulisid tühja pärast. Võib-olla see ongi eestlase, vaat selle piirikivi nihutamise nagu siuke, kuidas see muuta või seda ära lõpetada, et see ongi, et sa oled niimoodi nabanööri pidi kokku seotud ühise elektritarbimise, siis saa enam teha nii. Väga hea. Suur tänu, Toomas Talts ja Tarmo Kärsna olid täna stuudios, mina olen Brent Pere.
suur tänu vaatamast, loodetavasti sai pisut päikesejuttu selgemaks ja kohtumiseni järgmises Energiakoolis.